Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia, vaatame, mida toob siis nädal 5. kuni 11. jaanuar. Kõigile meile tegemist on siis kollektiivse lugemisega, valmis on mul pandud siia siis selleks nädalaks 7 kaarti, et sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid endale siit korjata selleks nädalaks sellised sinuga haakuvad olulised sõnumid välja, mis sinuga ei haaku, lase see endast kohe lahti, järelikult on see kellelegi teisele. Iga nädala energia video lõpus on meil toimumas ka selline mäng, siit saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks selle nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks selle nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ja video all kirjelduses on olemas ka kõik sellised ajamärgid, saad klikata sinna peale. Video hüppabki kohe automaatselt lugemise juurde, mängu juurde, et sa ei pea ise kuskilt otsima. Enne veel, kui ma alustan, ma tahan tänada teid kõiki, kes on hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, kes on pannud videole like'i, kes mulle kommentaarides on andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud või meeldinud. Aitäh kõigile teile ja aitäh ka kõigile, kes on siis külastanud tiiutarat.ee kodulehte. Seal on ka siis selline lugemine, nagu mida toob aasta 2026, et kui sa tahad piiluda, mis järgmine aasta toob, siis sa saad seda teha tiiutarat.ee ja aitäh kõigile, kes on juba seal siis kodulehel käinud ja seda videot vaadanud. Aga me lähme nüüd nädala energiate juurde, 5. kuni 11. jaanuar. Esimene kaart on meil müntide 7 tagurpidi, siis on meil karikate 9 tagurpidi, mõõkade 9 tagurpidi ja karikate äss õigetpidi. Järgnevalt kuu õigetpidi, narr tagurpidi, väga ilus, ja mõõkade kuninganna tagurpidi, okei. Nad on natukene nagu sellised üles-alla kaardid see nädal, et järelikult päevad ei ole meil vennad, et kui üks päev on natuke stressirohke, siis tea, et järgmine päev saad maha rahuneda, et see ei ole nagu püsiv mingisugune error või stress, et miks ma seda räägin, meil on see mõõkade 9 mõõkade kuningannakene siin väljas, aga alustades algusest meil on müntide 7 tagurpidi. Müntide 7 üldse nagu esimese kaardina ja üldse terveks selleks nädalaks, tema sätestab nagu sellise tooni, et tasa ja targu, tark ei torma, rahulikult, tasa sõuad, kaugele jõuad, üks asi korraga ja korralikult. Eriti nädala alguse poole, meil ei ole vaja tormata, meil ei ole vaja kiirustada, kusjuures see sama sõnum satub ka nädala lõppu selles mõõkade kuningannas tagurpidi, aga see on pigem seotud tehingutega, lepingutega, äriliste otsuste ja rahaga. Mõõkade kuninganna tagurpidi peab hoidma oma silmad-kõrvad lahti, et ei tõmmata kotti pähe ja et ei maksa üle ja et ei teki nagu sellised ärilised errorid. Aga müntide 7 on pigem seotud meie arenguga. See kaart on nagu selline, et ma nihelen ühe koha peal, ma tahan juba kõike uut ja kõik juba muutub, issand jumal, miks see juba ei tule ja me kuidagi ise ka nagu vaevame ennast sellega ära, et me tahame kõike juba kohe nüüd ja praegu, aga müntide 7 ütleb, et igal asjal on oma tempo, oma kasvamise aeg ja rütm, et kui me paneme seemned mulda, siis homme sealt ei ole suur puu väljas, ta ajab vaikselt oma juuri, ta kasvab rahulikult, et usu mind, asjad kasvavad ja asjad arenevad, isegi kui sa seda ei märka. Ta ongi nagu selline, et võib-olla me pingestame ennast liiga palju suurte eesmärkidega siin aasta alguses liiga palju, võtame 100 asja enda peale liiga palju ja siis kuidagi ühel hetkel on nagu tunne, et ma küll teen kogu aeg midagi, aga ikka mul nagu midagi valmis ei saa või ette näidata ei saa ja sellepärast müntide 7 ütlebki, aga võta siis üks asi ette, tee seda korralikult ja tee seegi lõpuni nagu ära ja et siis sa nagu naudid ka seda, et sul saab midagi nagu tehtud või laualt maha ja asjad saavadki kusjuures selle nädala jooksul väga-väga hästi tehtud, on ju. Et müntide 7 on ka hea rahakaart, aga müntide 7 ütleb ka seda, et kui sa otsid midagi, uut tööd, uut elukohta, võib-olla ka uut suhet, on ju, müntide 7 tagurpidi eriti igatepidi, ta tähendab nagu enda jahimaade laiendamist, et kui sa otsid uut tööd, siis ära otsid nagu ühte teatud ametikohta, ühte teatud valdkonda, ühes teatud piirkonnas, et sa pead natuke avardama ennast, on ju, võib-olla katsetama midagi uut, õppima midagi uut, see on ka soodne kaart õpinguteks. Et kui me otsime uut kodu, me otsime ühest piirkonnast, me otsime nagu teatud tüüpi kodu, näiteks mingit maja või 4-toalist korterit, ütleb, et aga vaata mingit ridaelamut, vaata hoopis seda, ta natukene soovitab meil nagu enda piiridest ja raamidest väljuda, eriti kui me tahame midagi uut enda ellu nagu saada või otsida või leida. Ja suhetes samamoodi müntide 7 tagurpidi on see, et sul on kogu aeg korduvad õppetunnid ja korduvad täpselt samasugused, et näiteks suhted algavad ja lõpevad täpselt samamoodi või jälle sama jama hakkab pihta või selline
déjà vu või et nõiaringi tunne, sellepärast et me ise ka kuidagi vaatame ainult ühte teatud tüüpi inimesi kogu aeg ühte samamoodi, et me oleme ise ka mingisuguses nii-öelda rutiinis kinni või et meil on nagu selline tunnelvisioon ja oma mõtteid, teadvust, oma jahimaid ja otsinguid tasuks hästi avardada selles Müntide 7, et elu võib üllatada või et sinu kõige parem variant nii-öelda võib hoopis olla midagi uut või teistsugust, kui sa praegu nagu ette kujutad ja arvad. Seega mine lihtsalt vooluga kaasa. Müntide 7 niikuinii sa oskad teha, et me oleme ka väga tublid, me teeme tööd hästi tublilt, asjad arenevad hästi tublilt, ise me muidugi paanitseme, et nii aeglaselt kõik läheb, tegelikult ei lähe, tegelikult on kõik hästi, on ju, et ära mõtle üle, et lihtsalt rahulikult töntsad ja omas rütmis tegutsedes tegelikult väga-väga õigel teel oled. Müntide 7 on ka soodne kaart õpinguteks. Et igasugused kursused, koolitused, kooliminekud, igasugune eneseareng absoluutselt igas vormis ja igal viisil. See võib olla ka uus trenn, mis me näiteks õpime või et uus spordiala või et see võib olla ka, et õpime näiteks käsitööd tegema või õpime uut toitu tegema. Et müntid on nagu praktiline kaart, eks ole, et midagi käega katsutavat müntide elemendis ja see ongi nagu see, et me õpime läbi oma keha. Et me võime küll internetis lugeda näiteks või et koolis ka nagu kuulata ja aga üles kirjutada. Aga me õpime reaalselt alles siis, kui me ise teeme. Meil tuleb nagu ise katsetada omal nahal nii-öelda kõik õppetunnid läbi teha, enda käe läbi, enda keha läbi, siis me ankurdame selle teadmise nagu endasse. Et me võime lugeda, aju võib sul väga hästi asjadest aru saada, teoorias oled tugev, aga Müntide 7 tuleb ka nagu ise proovida. Käsi külge panna, käised üles käärida ja proovida. Ja ka Müntide 7, tema on nagu vigade tegemise kaart ja vigadest õppimise kaart. Alguses, kui me midagi uut alustame, lähebki natuke metsa. Mingid asjad ei tule välja nii ideaalselt, kui sa arvasid. Ja siis, mis me kipume selles kaardis tegema, kõik ma olen andetu, ma ei tee enam kunagi mitte midagi, eks ole, et me kohe alguses juba anname alla või et viskame selle asja nagu nurka, aga selles kaardis tulebki nagu vigadest õppida ja vigade tegemine on hästi normaalne ja me nagu kuidagi alguses võib-olla ei tulegi välja. Sul ongi tunne, et kõik teised on juba edukamad ja oskavad paremini kui sina. No see on kõik loomulik nagu selline tunne, aga ikkagi tasuks nagu jätkata. Isegi kui praegu ei ole nagu selline perfektne tulemus, ikkagi tasuks jätkata. Järgmine kaart on meil karikat 9. Siin on ka selleks nädalaks väljas 2 korda kaart number 9, karikat 9 ja mõõkat 9. Number 9 tavaliselt tähendavad vana peatüki lõppu, aga ka suurt õppimist nagu sellest vanast peatükist. Karikat 9 on kaardipaki üks kõige paremaid kaarte, ta räägib soovi või unistuse täitumisest. Et nagu tõesti igasugused pisikesed südamesoovid, väga suured soovid, utoopilised soovid, karikat 9 absoluutselt täituvad ja sul on nii mesimagus ja ilus kaart nagu narr ka siia sattunud, et narr ongi nagu kategooriline uus algus elus ja uued uksed avanevad ja tegelikult sa oled väga õiges suunas edasi liikumas. Siin praegusel nädalal lihtsalt ongi see, et me laseme vanast lahti. Mõõkad 9 samamoodi, stress nagu leevendub, me laseme mingitest vanadest mõttetutest suhetest lahti, mõttetutest mustritest lahti, mõttetust stressist nagu lahti ja me peagi, kuna sul on narr tagurpidi, mõnikord läheb natuke aega, aga peagi avaneb nagu täiesti uus rada meile. Ja narr on ju kaart number 0, nullist alustamine. Ja karikat 9 palub siis sul see nädal mõelda välja, mis on sinu unistuste rada nagu elus, sinu unistuste töökoht, palju sul raha on, mis sa selle rahaga teed, sinu unistuste võib-olla kodu, sinu suhted, millised on su sõbrad, võib-olla paarisuhted on ju, milline on pere, kas sa reisid palju, millised on su hobid, milline on su keha välimus, kas sa teed trenni, et mis on nagu meie unistuste elu, et karikat 9 täituvad kõik meie soovid, aga karikat 9 on tagurpidi, mis ütleb mulle seda, et sa pisendad oma soovi. Tahaks seda unistuste tööd, aga sinna ma vist ei saa, et mind ikka ei võeta, ma olen ikka nii vana ja mul on ikka paberit ei ole ja teadmist ka ei ole ja kus nüüd minusugune ikka sinna saab. Ja me natuke nagu piirame ennast, sest igaks juhuks, et me ei taha nagu pettuda, et ma seda unistuste asja ei saanud ja siis ma igaks juhuks võtan nagu veits mõttetuma töökoha, veits mõttetuma kodu, veits mõttetuma võib-olla ka suhte, mis on nagu eriti halb. Et me laseme oma lati alla natuke, kui see kaart on tagurpidi ja see kaart ütlebki seda, et võib-olla su soov ei täitu, sest sa tahad enda jaoks liiga vähe. Äkki nagu hakka mõtlema suuremalt, et mõnikord me manifesteerime suure hooga ja kuidagi ei tule, sellepärast et universum ka näeb, et millega sa tegeled, et sa natukene nagu tahad enda jaoks liiga mõttetuid või liiga vähe või et näiteks tahan sellist tööd ja palk on näiteks
sellest summast selleni, universum juba näeb, et sa võiks ammu rohkem saada ja siis ta ei too sulle seda mõttetut tööd, eks ole, et sa pead natukene nagu laiendama neid piire ja tavaliselt me nagu peame neid enda sees enne tegema, et väline maailm peegeldab ainult sisemist, et kui sees muutuvad piirid, siis muutuvad ka väljaspool. Karikat 9 ja ta on selline nagu unistuste elukaart, ta on väga rahulolev, üldse väga õnnelik ja rahulolev ka nagu selleks nädalaks. Suur õnnetunde kaart Karikat S on sul siit ka järgi tulemas, eks ole. Et emotsionaalselt väga mõnus nagu tegelikult nädal, sest sul on ka järgi tulemas Karikat 9 tagurpidi Mõõkat 9 tagurpidi. Mõõkat 9 tagurpidi parem kaart, sest ta tähendab nagu stressi või mure lahenemist, ja me saame ka paremini hakata magama või et mingisugune pinge, on see mingisugune kohustus, tööalane mingi pinge, võib-olla aastavahetus, võib-olla lihtsalt jaanuaris on kõik nii pime ja nii raske, eks ole. Et Mõõkat 9 räägib kurnatusest ja väsimusest ja ülemõtlemisest ja kuidas ma selle kõik ära teen ja ma nii kardan. Natuke nagu selline nagu üle paanitsev nagu kaart. Tagurpidises asendis on ta siin väljas ja ta tähendab siis seda, et see kivi langeb nagu südamelt. Et see, mis tekitas meis nagu sellist appikene, mis must nüüd saab, see nagu kuidagi kaob ära, me saame kergemalt hingata, et kivi langeb südamelt, kuidagi raskus langeb õlgadelt, kellel on olnud uneprobleemid, Mõõkat 9 mõnikord ka mingid õudusunenäod või et magada ei saa või et üldse magama ei jää või et hästi halb uni või et vastupidi oled hästi väsinud ja pidevalt tahad magada, eks ole, et mingisugune nagu siuke unerütm on ju sassis selles Mõõkat 9. Mõnikord tasub vaadata üle enda magamistuba, võib-olla sul on seal liiga palav või midagi nagu häirib, võib-olla uus tekk, uus padi, investeerida enda keha ja une nagu kvaliteeti. Aga Mõõkat 9 tagurpidi kuidagi, tead, me saame ise ka nagu maha rahuneda, kergemalt hingata. Kui on olnud näiteks tööga seotud või mis iganes asja ajamiseks seotud, Mõõgad on hästi siuke infoliigutajad ja asja ajamine ja tehingud, lepingud ja mingid plaanid ja suhtlemised, rääkimised. Et Mõõkat 9 tagurpidi, kui on olnud mingid erroreid ja stressi ka nagu selles vallas, see lahendab ennast ära. Ja mõnikord Mõõkat 9 on nagu selline, kus me ette paanitseme, kuidas ma selle kõik ära teen, issand jumal, see tundub nii õudne, ma ei julge. Ja siis pärast, kui ära teed, siis nagu mõtled, see ei olnud üldse nii hull. Mida ma põdesin, miks ma varem ei teinud, miks ma nagu paanitsesin nii palju, ma ajasin ennast asjatult stressi. Me saame aru, et mingid asjad, mis tunduvad nii õudsed, tegelikult üldse ei olegi. Ja sellepärast meil ongi see müntide 7, et proovi ära, lihtsalt katseta ära, proovi ära. Enne ei saagi teada, kui me läbi oma keha neid asju nagu ei tee, eks ole. Siis meil tuleb järgi siis 4. kaart, selleks on siis Karikat S õiget pidi. No Karikat S on eelkõige, ennekõike 90% on ta armastuse kaart, eriti veel õiget pidi ka, nagu süda õitseb, armastus leegitseb, ta on nii romantiline ja nunnu ja sügav ja armas ja eriti vallalistele on ta oluline kaart. Karikat S siis ennustab uut armastust ja armumist, et võib-olla on keegi juba ammu sulle pannud silma peale, sest järgi on sul tulemas kuu, mis on salajane austaja. Ka teile, kes te olete suhtes, võib-olla ka teil on salajane austaja, eks ole, aga kuu õiget pidi, ega ta veel ei taha nagu neid tundeid nagu avada, mõnikord kuu on väga müstiline, ta on nagu juba mitu kuud armunud, aga siis alles hiljem teeb suu lahti ja natuke nagu selline, aga tead, kuukaart, see on meie kõhutunne, tegelikult sa nagu tunnetad seda tähelepanu tema poolt või teie pilgud kohtuvad, mingisugune nagu tunne on, et siin vist midagi on, ja Karikat S ütleb, et väga-väga ilus armastus, potentsiaalselt võib siit ärgata midagi väga imelist ja sellepärast tuleb sul olla mitte argpüks. Sul tuleb ennast avada Karikat S-s, mitte üle mõelda, et tõesti nagu üle pea kaela ära armuda, ta on väga turvaline kaart igatepidi, et midagi karta ei ole. Et lihtsalt miks ma räägin sellest hirmust, ongi sul on narr tagurpidi, mis on argkaart, mis on ülemõtlev kaart, mis on ma ikka ei tea kaart, aga tegelikult on asi nagu ilus. Karikat S ka, et jah, kes on vallalised, toob siis uue inimese, uue suhte, väga-väga ilus leegitseva armastuse nagu kaart, et ära põe ja ise pead olema julge, kes on suhtes. Karikat S-s me nagu kuidagi üle pea kaela ikka jälle armume enda partnerisse ära, aina nagu kuidagi ilusamaks asi läheb, aina sügavamaks. Ka see nädal on hea nagu näiteks plaanida mõni tore väljasõit või kohtinguõhtu või mingi reis äkki koos või et lihtsalt nagu sellist romantilist üheskoos aja veetmist nagu oleks ja neid ilusaid hetki ja Karikat S tähendab ka rõõmusõnumeid perekonnas, mõnikord on Karikat S nagu
raseduse või et lapse sünni ennustaja, mõnikord karikate äss on lihtsalt suur kordaminek, et kui me räägime ka alternatiivselt, karikate äss on nagu mingisugune uus uks, mis avaneb, ässad avavad alati uue ukse, karikate äss võib olla ka näiteks ülihea tööpakkumine, mis teeb meid hästi nagu rõõmsaks ja õnnelikuks, et süda hüppab rõõmust, issand jumal, kuidas see nüüd mulle tuli, vaata, ta on nii tore, et tal ei ole ühtegi miinust karikate ässal, ainus miinus on see, et me ise hakkame üle mõtlema, et või kartma või et paanitsema, aga tegelikult karikate äss on väga-väga nagu armastust täis, hästi armas nagu kaart, et pane vaim valmis, et uued uksed avanevad, rõõmusõnumid tulevad, mingisugust sellist toredamat emotsionaalselt hetke ja kordaminekut see kaart sulle selleks nädalaks ka siis ennustab. Üldse emotsionaalselt ma kordun uuesti üle, emotsionaalselt on väga head kaardid, rahulikud, õndsad, unistavad, unistused täituvad, armastus õhus, ääretud sellised armsad energiat tegelikult nagu suhete valles ja siis meiega enda kehades emotsioonides. Ja meil ongi sellele karikate ässale ju ka järgi tulemas kuu. Vaata, kuu, kui me räägime suhetest ja armastusest siin, kuu on nagu selline salajane austaja, see meeldib mulle. Inimesed reaalselt mitu kuud, võib-olla isegi pool aastat või isegi aastagi istuvad ja vaatavad su pilte internetis ja küll sa oled ikka ilus, aga nagu ei julge midagi öelda või teha, aga samas me nagu alateadlikult või mingisugune telepaatia on nagu meie vahel, et me tegelikult tunnetame seda nagu tähelepanu või et tema meeldib nagu sulle ka, aga keegi midagi ei ütle. Kuu on natukene nagu selline, et me mängime mingit nagu selliseid müstilisi mänge, vaata, et kes keda taga ajab ja natukene ta on nagu selline kaart, aga ta ei ole nagu halb kaart, kuu on väga tore kaart. Ja kuna sul on väljas mõõkad 9 ja kuu mõlemad, ja meil äsja oli tegelikult ka täiskuu 3. jaanuaril tähendab, siis need mõõkad 9 ja kuu ongi nagu unenägude kaardid ka, kuna nad räägivad meie alateadvusest. Et mõõkad 9 räägib pigem nagu praktiliselt meie unest, eks ole, et kas sul on ikka kosutav uni, äkki see stress sööb su und nagu ära, aga kuu räägib nagu ma näen unes ette, ma näen unes, et see uus töö tuleb, ma näen, kuidas ma töötan juba uuel töökohal, et ma näen unes enda armastatut, ma näen, et ta on mul juba olemas, või et pane tähele see nädal enda unenägusid, võib-olla ka saad mõne nagu hoiatuse või errorist nagu teada selles kuukaardis nagu enne, midagi häirib kellegi suhtes, ja kuu on nii salapärane kaart, et meie alateadus mõnikord räägib ka läbi märkida, vaata meiega, et ta ei tule otse nagu ütlema, et sellel kuupäeval läheb nii, vaid mingid märgid tulevad, mingid sümbolid, mingid arhetüübid, mingid loomad, mingid numbrid, et sa näed näiteks numbreid kuskil või et mis sinu jaoks on oluline, sümbol. Et kui sa tabad ennast see nädal nagu mõtlemas, et kas see oli praegu märk mulle, siis vastus on suur rasvane jah, oli küll. Usalda seda, kuula oma kõhutunnet. Et mõnikord meil on nagu kuidagi see, et sa tunnetad ette, et mingi inimene näiteks valetab või et on halb nagu otsus, aga siis me tunnetame tegelikult selle ülihästi ära, kõhutunne juba ütleb, et ei, aga siis me hakkame nagu kuidagi, ma ei tea, et äkki ma kujutan ette, et äkki tegelikult on ikka hea ja äkki teised ka ütlevad, et on hea ja vaata, et me ei usalda või et ei kuula oma kõhutunnet, et selles kuukaardis me hästi seda nagu õpime, et kõhutunne on kõige tugevam kompass, et sa võid selles kuukaardis tundagi ennast natukene vaimsemana ja tundlikumana see nädal, võib-olla tahad rohkem omaette olla, mediteerida, rohkem nagu sellist õppida ka midagi. Mütiseitse on sul ju siin kohe pea kohal sellel kuukaardil, et õppida midagi, mis on seotud vaimsusega, esoteerika, võib-olla kristallid, reiki, tervendamine, võib-olla ka mis on meie kehaga seoses, teadusega seoses, võib-olla sa tahad ka enda teadmisi edasi anda, et kuu on väga-väga ilus kaart nagu selleks. Ta on niivõrd tundlik nagu iga detaili suhtes ja ta nagu näeb seda, mida teised ei näe. Kuu tunnetab seda, mida aju ei suuda seletadagi ära, eks ole, et sellepärast ta on nii ilus ja sügav ja suur ja võimas ja kosmiline, aga samas nagu emotsionaalne, kuna ta on vee-elemendi siis kaart, et väga-väga nagu võid olla ka tundlik teiste inimeste suhtes või nende tujud ja nende stressid võtavad ka natukene sinult tükki ära, et sellepärast sa võidki tahta natuke omaette olla, see on ka okei. Et ja unenäod oluline.
olulised, kõhutunne oluline, eks ole, salajased austajad oluline selles kaardis ja ka sõprussuhted, sest kuul traditsiooniliselt kujutatakse siis koera ja hunti või et kahte koera, vaid sellised koerlased on tavaliselt meie nagu sõbrad taros. Ja hästi toetavad ja armsad sõbrad kuukaardis, et kui sul on mingi mure või et olukord, mis sa ei oska nagu lahendada, küsi kohe sõbralt nõu, abi, tehke koos, ta on selline südamlik ja armas ja toetav. Kui sa näed unes koera, siis see on ka teine inimene sinu elus. Pane tähele, mida see koer teeb, milline ta on ja kuidas sa ennast tunned. Kas koer on hirmuäratav, agressiivne, kas tal on hambad irvakil, kas ta ründab sind, või siis vastupidi, kas ta on armas, selline lustakas, mänguhimuline või kas ta toob sulle midagi, kas ta kingib sulle midagi, kas ta toetab sind milleski. Et kui on kuri koer, siis järelikult keegi on vihane su peale, ründab sind. Kui on tore koer, siis on hea sõber või uus sõber, kes su ellu tuleb või et sulle tuuakse sõpruse kaudu midagi, kui ta toob sulle unes midagi, eks ole, et jällegi kuus tuleb hästi osata nagu tõlgendada neid arhetüüpe ja neid salapäraseid märke, eks ole, enda jaoks hästi nagu ära. Ja siis meil on selle nädala kõige parem kaart tulemas välja narr. Narr igatepidi ülihea kaart, ta on kaardipaki esimene kaart number 0. Kui ta on tagurpidi, läheb paar kuud aega, 2-3 kuud, võib-olla natuke ka 4, kuna ta on siuke märtsi lõpp aprilli kaart ka. Ta on ka tegelikult 1. jaanuari kaart, kuna uus aasta algab ja ta ongi uus tsükkel, eks ole, narr on kaart number 0, me alustame 0-st. Puhtalt lehelt. Ta on ka kevadine pööripäev, mis on siis 20-21 märts, mis on siis tegelik energeetiline uue aasta algus, siis on ta ka kaart number 0, et 0-st algab uus aasta ring, 0 on ju ring ja see, eks ole, sümbol ja aprilli kaart on ta ka, eks ole, et märtsi lõpp aprill. Ja võib-olla need asjad, mis sa paned liikuma jaanuarikuus või et isegi sellel nädalal siis annavad suure tulemuse sulle märtsi teises pooles ja terve aprilli nagu vältel, võib-olla sa kandideerid, vahetad tööd, otsid uut kodu ja siis sa paned selle protsessi liikuma praegu, aga see võib alles kevadel nagu tulla, see on ka okei, seda meile ka Müttide 7 ju räägib, igal asjal on oma tempo, oma õige aeg, oma kasvamise nagu rütm, eks ole, et taim ei saa kasvada üleöö suureks, eks ole, ta võtab aega, ta rahulikult, on ju. Ja narrikaart tähendab siis suuri ümberkorraldusi, kategoorilisi muutuseid, aga need ei tule tavaliselt suurtes kaartides üleöö, on ju. Nad tulevadki rahulikult, uus töökoht, uus uks avaneb, uus elukoht, on ju, uued suhted vallalised, eriti teile narr tähendab ka siis seda, et see on keegi, keda sa veel ei tea, et see on keegi täiesti uus ja kuu on nagu salajane austaja, karikate äss on uus armastus ja narr on nagu tundmatu rada, eks ole, tundmatu teekond. Kui see on uus töökoht, siis see peabki olema midagi, mis sa varem ei ole teinud. Kui see on uus elukoht, siis see on midagi, kus sa varem ei ole elanud, eks ole, sellist tüüpi kodus, selles piirkonnas. Kui see on uus inimene, ta on nii uus energia, et sa praegu ei tule isegi selle peale, et sa võiks armuda hoopis sellisesse inimesse, eks ole. Et see on niivõrd äge nagu selline kategooriline uude energiasse astumine ja sa justkui valmistudki tegelikult praegu nagu jaanuar, veebruar, võib-olla ka märtsi esimene pool, eks ole, ja siis kevadel hakkab see tsükkel nagu ka siis pihta, võib-olla paljudele teist juba praegu, kes nagu kiiremini omad asjad ära teevad, on ju. Aga narr tagurpidi on argpüks. Ta kardab. Ma ikka ei tea ja ma ikka ei julge, ma ikka kahtlustan kõike, äkki ikka on kõik nii halvasti ja mina ikka ei tee ja ta nagu lõdiseb ja väriseb ja põlv väriseb ja ei julge, aga narri see õppetund ongi riskimine ja riskimine lõbusas ja lustakas energias. Mis ma selle all mõtlen? Narri sümbol on see, et narr vaatab taevasse, unistab, lallala, hüppab ühelt jalalt teisele ja hüppab kuristikku, aga ta ei näe seda kuristikku. Selle sümbol on see, et ta hüppab pea ees tundmatusse vette, ta isegi ei tea, kuhu ta hüppab, pimesi hüppab ja point on siis selles, aga ta on ise hästi õnnelik. Tead sellised inimesi, kes ütlevad, tead, ma ei muretse, niikuinii saab kõik korda. Või tead, ma ei hakka üldse ette mõtlema, et proovin ära, vaatan, kuidas läheb, et küll ta hästi läheb. Ja tead, sellistel inimestel lähebki kogu aeg elus üli hästi, sest nad ei hakka isegi mõtlema, mida võiks valesti minna. Kuna see vale asi või halb asi, see ei kuulugi nende psüühikasse isegi. Selline energia ei olegi nende elus olemaski. See tähendab, et nende riskid ja nende hüpped tundmatusse
tasuvadki ennast alati nagu ära. Sul tuleb võtta enda julgus kaenlasse ja teha see hüpe nagu ära. Osadele teist võib-olla juba see nädal, osadele teist siin järgneva 2-3 kuu vältel, osadele teist on see kevadine pööripäev ja aprill, on ju. Et narr on nagu selline, et tead, ma ei tea, mis hakkab saama, üldse ei näe. Mingi uus töökoht, uus elukoht, uus suhe, issand jumal, ma ei tea. Mu elu muutub päris palju. Ma natuke kardan ka, aga ma ikkagi proovin ära. Ikkagi ma olen julge, katsetan uusi asju. Ja siia juurde käib ka see müttide 7, mis ongi natuke katsetamine, natuke koban, natuke teen vigu, aga samas õpin nendest. Ja narr ongi nagu selline, et ta hüppab pea eest tundmatusse vette. Ta ei tea, mis seal vees on. Ta ei tea, kui sügav see vesi on, mis ookean see üldse on, mis kalad seal ujuvad, üldse ei tea. Aga tead, ta õpib ujuma. Ta enne hüppab vette, eks ole, ja siis ta selle tegevuse käigus või selle teekonna käigus väga-väga hästi kohaneb, õpib ilusasti ujuma. Ja ka narrikaardil traditsioonilises taros kujutatakse valget koera ja see ongi siis sõpruse nagu sümbol, et sa ei ole kunagi üksinda, et sõbrad aitavad sind või võib-olla ka kui sul see nädal tulevad mingid mõtted, et sõbraga koos vaata äri tegemine või sõbraga koos mingi loomingulisus või et sõbraga koos mingi uus uks avada, minna koos õppima näiteks või et kolida koos välismaale, mis iganes on ja sul tuleb see mõte, et tea, et see mõte on üliõige, et siin on nagu sellist sõprust ja toetust, et väga-väga põnev. Narr on üks kõige ilusamaid kaarte, aga ta on kaardipaki üks kõige suuremaid nagu riskimise energiaid, eks ole. Kes ei riski, šampust ei joo selles kaardis ja pea meeles, et julge hundi rind on ju rasvane. Ja vot niimoodi ja viimane kaart on meil ka siis mõõkade kuninganna tagurpidi. Igasugused ostud ma mõtleks läbi. Mingid lepingud, tehingud, võib-olla saad natuke paremini. Läbirääkimised, info selgeks, nagu küsi nõu, küsi abi, kui sa ise ei oska, ei tea. Küsi eksperdilt, on ju. Et see puudutab pigem nagu mingisugused suuremad kategoorilised mingid töölepingud, tingimused, laenulepingud, intressid, igasugused sellised teemad, võib-olla ka mingid telefonileping, internetileping, võib-olla ka selliste suuremate eluplaanide paika saamine, et mõõkade kuninganna tagurpidi ütleb, et sa saaks veel paremini, või et kuskil võib olla mingi konks selles dokumendis, paberis, asja ajamises, ära pimesi jumala eest kuskil alla kirjuta, on ju, et usalda oma kõhutunnet, kuukaart on hästi selline sisetunne kõhutunnet, kui kellegi suhtes juba midagi häirib, siis järelikult nii ongi. Ja mõõkade kuningannaga tagurpidi igasugune klatšimine ja tagarääkimine ääretult halb, see võib meile väga valusalt see karma ringiga tagasi tulla, et mõõkade kuninganna või tagurpidi võib olla selline ussitaja, ta räägib valeinfot, ta räägib teiste saladusi välja, ta klatšib, levitab kuulujutte võib-olla liiga palju, et ja siis, kui me ise ennast ka sellesse energiasse segame, siis me saame ka selle kõik endale tagasi, et meil tuleb natukene olla ettevaatlik, keelt hammaste taga hoida, et kellele ma mida nagu räägin. Et see võib olla väga selline ahvatlev nii-öelda, et me tahame nagu ka kaasa rääkida, natuke taga rääkida, aga meil tuleb natuke sellist kainet mõistust, ratsionaalset mõistust hoida selles mõõkade kuningannas. Kui me räägime suurte eluplaanide tegemisest ja tihti me siin aasta alguses ja jaanuaris hästi tahame seda teha, siis mõõkade kuninganna tagurpidi ütleb, et kas sa vaatad liiga väikselt, sa vaatad liiga nina ette või sa vaatad liiga vales suunas. Ava oma silmad ja vaata kaugemale. Mõõkade kuningannal on see silmade sümbol on hästi oluline. Tal on nagu kullipilk. Ta tegelikult näeb kõigist läbi, ta näeb kohe ära, kes valetab, kes räägib tõtt, ta näeb kohe ära, mis on nagu õige, mis vale, ta näeb ära ka enda suuremad ägedamad eluplaanid, aga tagurpidi ta kas ei taha midagi tunnistada, mängib liiga väikselt, laseb oma latti alla, kas ei julge uskuda, et ta võikski saada veel ägedamalt ja veel paremini, et mingisugune kiiks võib olla ka meie enda sees või et meie enda ajus, et kõhutunde kaart kuu on ju õigetpidi, kõhutunne ütleb, et ma saan, ma tahan ja siis mõõkade kuninganna tagurpidi ei, loogiliselt vist ikka ei saa, eks ole, et meie aju võib meie nagu sellele manifesteerimisele või et sellele tundele nagu vastu töötada selles mõõkade kuningannas tagurpidi, et on lihtsalt midagi, mida nagu siis märgata või tähele panna. Tähemärgid on ka selleks nädalaks siin laual, meil on kuu, mis on väga-väga suur kalade isikukaart ja samamoodi meil on siis mõõkade kuninganna, mis on siis naissoost õhumärgid, kaksikud, kaalud, veevala ja ehk siis need tähemärgid võivad sinu jaoks sellel nädalal siis suurt rolli mängida. Vot niimoodi, siis oli meie nädal. Kui see lugemine sulle meeldis, sa võid absoluutselt alati vaadata ka tiiutarot.ee, võid vaadata ka seal videot, mida toob aasta 2026. Seal on ka teisi videoid armastuse teemal, raha teemal, töö teemal, kõikidel teemadel, mis meil elus võivad siis ette tulla
aitäh, kui sa oled juba külastanud siis tiiutarot.ee kodulehte. Aga meie lähme siit nüüd edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saad vastused siis 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära, lasen nendel kõigil siia langeda, iga kivi annab siis vastuse kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida selline roheline kandiline kivikene, tumeroosa kivikene, sinakas roheline kivikene, kuldne sakiline kivikene, heleroosa kivikene, mustvalge laiguline kivikene ja kollane kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan panna video pausile. Saad rahulikult ära otsustada edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused teie küsimustele. Okei, alustame siit. Heleroosa kivi, tähemärk veevalaja, nädalapäev laupäev, vastus on ei ja võib-olla vahel. Kuldne sakiline kivikene, tähemärgid jäär ja kalad, nädalapäev on meil pühapäev, vastus on võib-olla. Tumeroosa kivikene, tähemärgid jäär ja kalad, nädalapäev pühapäev, vastus võib-olla. Kollane kivikene, tähemärk vähk, nädalapäev teisipäev, vastus on pigem ei poole peal, ta on siin ei ja vali uus suund vahel, aga ei poole peal rohkem. Roheline kivikene, tähemärgid lõvineitsi, nädalapäev on kolmapäev ja vastus on siin võib-olla ja ei vahel, rohkem võib-olla poole peal. Sinakas roheline kivikene, tähemärk neitsi, nädalapäev kolmapäev, vastus on pigem võib-olla. Ja meil on mustvalge laiguline kivikene, tähemärk kaalud, nädalapäev neljapäev ja vastus on täpselt võib-olla ja jah vahel. Vot niimoodi, kalliksed armsakesed, siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, vahva, imeilus ja äge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!